kuna kõik juba magavad, siis, siis on meie aeg hakata treima, sest et meil on vaja teha tellimusi ja tänane töö on kaotada ära, maha pillasin, kaotada ära plastik, siin sees on žiletiterad 5 tükki, et kaotame selle plastiku siit ära ja teeme puidust kapsliterade jaoks. Proovime, mis sellest välja tuleb. Täna oli siin igasugused hädad nii pingiga kui ka treimisega. Et vaatame, proovime midagi ägedat teha üle pika aja. Puurime spindliaugud, teravikaugud, see ja see. Nii. Ja keegi küsib, mis trelli ma kasutan, siis tegu on sihukesega. Et sellega ma lihvin kausse ja treiruumis on see nagu väga okei. Nii, aga paneme selle siia vahele. Paneme ta niipidi. Suutsin täna selle otsa ära murda, sest et mul läks spindel jäi kinni ja ma ei saanud seda enam lahti ja siis ma lasin käia peal sellele uue otsa. Ja lõpuks ma otsustasin, et ma teen auto sisselaske-klapist õige tööriista. Et siis vähekene käepärasem, et rohkem karastatud ja kõvem kui see, mis originaal on. Aga mitte midagi hullu pole, originaal töötab ja kõik on hästi. Et tagavara variant ühesõnaga. Nii. Let's go! Praegu ei ole oluline, aga need treijooned siin sees on ma nagunii lõikanud otsaks ja siis ma hakkan talle kuju andma. Väga hea.
sellega teeme siis kapslisuu, see peab olema suurem kui 2,84. Sest žiletiterade paksus on 2,84. Venitame selle siit, palju selle läbimõõt on 4,73, 4,75. Teeme umbes 3 peale. Teeme 3,2. Nii. Nii olemas. Lõppu viimistleme 2000-sega. Kasutame, pudel on tolmune, kasutame linaõli, tumedat.
paneme ka paela ka siit läbi, et paneme paela ka külge. Pael tuleb siit niimoodi läbi, siis saab lahti tõmmata ja terasid välja võtta. Et aga ennem lihvime selle otsa ära siit. Kõige kiirem moodus. Nii, lõpma lihvida. Siukene ta sai. Et tegu on kindlasti proovitööga. See hakkab olema meie komplektides. Et siletiterasid mahub see sisse umbkaudu 20 tükki. Ja esimese proovitöö kohta ma usun, et see on täiesti okei. Võt, tegime linaõliga üle. Siletiterad on sees. Ei ole mitte mingit plastikut, täiesti naturaalne.